Tere õhtust! Jätkame oma raamatu lugemist. Evelin on ka meiega kuulamas. Tere, Evelin! Tšau! Nii, et sain selle viimase number 4 ka siis leidsin ülesse ja panin selle nagu sinna meile chatti, et kellel on kuulamata, siis saab kuulata. Et ma ei tea, miks eelmine kord üles ei läinud, aga ju siis oli mingi vingerpuss seal sees. Aga ikka juhtub siukseid asju, et hakkame nüüd lugema. Et tänase esimese väikse sellise alapealkirja nimi on abivahend elamine lähtudes küsimusest. Oled sa kunagi tähele pannud, et valid üha uuesti ja uuesti endale samasugust suhet? Üks põhjuseid, miks sa seda teed, on küsimuste vältimine. Sa ei küsi endalt, mida ma tegelikult suhtelt tahan või soovin. Sa ei otsi abi oma teadlikkuselt ning valid üha uuesti ja uuesti oma kaaslaseks sama inimese, olgugi et teises kehas. Kuidas seda asjade käiku muuta? Sellega, kui elad lähtudes küsimusest. Küsimusest lähtudes elamine aitab sul vabaneda vastuste otsimisest, mis hoiabki sind lõksus, kontekstilises reaalsuses ja oma võimete 10% piires. Mis on kontekstuaalne reaalsus? Kontekstuaalne reaalsus kirjeldab seda, kuidas toimib suurem osa maailmast. See tähendab viisi, kuidas me oleme endale selgeks teinud, kus me oma elus oleme ja kuhu tahame jõuda. Kontekstiline reaalsus käib elu lähtudes neist 4 punktist. Kuidas teiste sekka sobituda? Kuidas kasu lõigata? Kuidas võita? Ja kuidas kaotusi vältida? Pead kasutama palju energiat selleks, et endale selgeks teha oma koht kõigi asjade kontekstis. Ning üks asi, milleks sa kontekstilist reaalsust kasutad, on endale valetunde sisendamine. Arvustad end, sest sinu arvates oled just sina see, mis on su suhetes vale. On ka teine ja üpris erinev elamisviis, mitte kontekstuaalne reaalsus. Meil kõigil on elus ette tulnud aegu, mil meiega juhtuvad maagilised asjad ja imed ning kõik toimib tõrgeteta. Seda tähendabki mitte kontekstuaalne reaalsus. Konteksti välises reaalsuses käib elu lähtudes neist 4 punktist. Millised võimalused siin leiduvad? Millist küsimust ma saan küsida, mis looks midagi teistsugust? Millised on mu valikud? Ja milline panus saan mina olla ja vastu võtta? Mitte kontekstuaalne reaalsus on täiesti iselaadne, sest ei nõua sinult enda arvustamist ega endast mingi osa kõrvaldamist selleks, et suhet toimima panna. Võid oma suhte luua täpselt selliseks, nagu ise soovid. Kui suhe ei toimi, võid küsida, mis peaks muutuma, et see minu jaoks toimiks? Sa ei küsi, mida ma peaksin enda juures muutma. Küsides palud sa võimalust, mis ei nõuaks sinult enda osade kõrvaldamist. Väga huvitav. Mina just olen mõelnud kogu aeg, et kui midagi nagu ei sobi, siis ma pean enda juures seda muutma, ma olen arvanud. Et mida ma peaksin enda juures muutma. Sest kui mina muutun, siis muutub ka partneris mingi asi, vaata. Ma olen seda nagu mõelnud. Aga tegelikult siin nagu selles raamatus ütleb, et sa ei pea nagu ennast muutma, vaid küsimus on, mis peaks muutuma, et see suhe minu jaoks toimiks. Okei. Loeme edasi. Küsimusest lähtudes elamine pakub sulle rohkem võimalusi.
Paljud inimesed eeldavad, et lõikad ennast väiksemaks. Ja Evelin, see on õige jah, et sa ei tohi ennast väiksemaks lõigata, valeks teha. Seda ma mõtlengi nagu, et see minu suhe, Evelin võib-olla ei tea, et läks nagu pauguga lõhki, eks ju, võib-olla tead algusest peale, kui sa kuulasid seda, kuidas ennast tervendada, seda ka, et siis oligi see, et kuna minu energia on nii suur ja nii võimas, siis partnerile tundus, et seda on liiga palju ja siis mul tekkis endal nagu see, et ma olen vale, et ma pean ennast pisendama, aga tegelikult ma sain aru, et ma ei pidanud pisendama. Mina olingi ikka see, kes ma olin ja lihtsalt nüüd ma kuulasin seda Pillemutlit ka veel ja siis vaata ütleski kohe, et sina oled sina oma suuruses ja väes, et need inimesed, kes seda ei talu, need lihtsalt kaovad su kõrval. Lihtsalt. Nii. Ma nüüd ei mäleta, kuhu ma jäin, aga ma loen siit uuesti. Küsimusest lähtudes elamine pakub sulle rohkem võimalusi. Paljud inimesed eeldavad, et küsimus nõuab kohest vastust. Seega püüavad nad kontekstilisest universumist seda vastust leida. Olgu, kui ma esitan õige küsimuse, siis võin ma võita. Ma väldin kaotust ja lõikan esitatud küsimusest kasu. Enamik inimesi elab lähtudes vaatenurgast, et kui nad suudavad küsimusele õigesti vastata, langeb nende elus kõik iseenesest paika. Kahjuks asi nii ei toimi. Sihiks on jõuda sellisesse punkti, kus sa ei näe küsimusi mitte kui mingi asja lõpule viimist, vaid kui uusi võimalusi. Ära püüa leida õiget vastust. Otsi parem õige küsimus. Milline küsimus loob sulle kõige rohkem võimalusi? Abivahend 4 kõike hõlmavat küsimust. Mis see on? Mida ma sellega teha saan? Kas ma saan seda muuta ja kuidas ma seda muudaksin? Mõnikord ei ole muutus võimalik või isegi kui see on su võimete piires, ei pruugi see praegusel hetkel võimalik olla. Sel juhul küsi, millal võin ma seda muuta? Tähtsaim on meeles pidada, et esitaksid küsimusi iga kord, kui sind tabab meeleheide. Esita küsimus iga kord, kui tupikusse satub. Pahatihti ei esita me kitsikuses olles kunagi seda üht ja lihtsat küsimust. Mida on vaja selleks, et olukorda muuta? Nii, me oleme nüüd juba 6. peatüki juures. Energiat võib usaldada. Sõnadel on energia. Igal sinu esitatud küsimusel ja kasutatud sõnal on oma energia. Kui me mingi küsimuse esitame, läheb see energia kohe ka käiku. Kui tihti kasutad sa näiteks sõnu ma tahan? Moodsates sõnaraamatutes tähendab sõna tahtma millegi soovimist. Aga enne 1946. aastat avaldatud sõnaraamatutes esineb selle sõna kohta tervelt 26 definitsioon, mis kõik tähendavad millegi puudumist. Millegi tahtmine tähendab puuduse või ilmaoleku tunnistamist. Iga kord, kui ütled ma tahan, tood sa oma ellu energia, mis annab mõista, et sul on midagi puudu. Kui sa ütled, ma tahan suhet, ütled sa tegelikult, mul puudub suhe. Kuid mida saad sa siis, kui ütled, mul on midagi puudu? Eks ikka rohkem puudust. Me isegi ei taipa, et kasutame selliseid sõnu nagu tahtma valesti, sest meil on ekslik arusaam nende sõnade tähendusest. Katseta järgnevat harjutust lihtsalt lõbu pärast. Vaata, kas sa tunned end selle tagajärjel kergemini, avaramalt või raskemini ja kokkusurutuna. Ütle valjult endale. Ma ei taha rohkem raha. Ma ei taha rohkem raha. Lausu seda 10 korda. Ma ei taha rohkem raha. Täitsa huvitav. Mis tunne tekib? Ma ei taha raha, ma ei taha raha. Ma ei taha raha, ma ei taha raha.
ma ei saa praegu aru. Issand, ma ei taha raha, ma ei taha raha, ma ei taha raha. Minu arust see lükkab nagu ära just. Või mis asja, kuidas teil on? Mis tunne tuleb? Võid mikrofoni lahti teha. Sükene mõnus surin tuleb sisse ja kerguse tunne. No, Ma olen seda varem ka teinud. Mul tulid täitsa külmavärinad nagu peale. Ma ei taha. Ma olen ka varem ka teinud ja selline kerge ja naerma jääb täiega. Hästi lõbusaks läheb. Jaa, et mul on ka nii kerge olla, sükene hea tunne tuleb. No vot. Ma ei taha raha. Ei taha raha. Ma ei taha raha. Issand, kuidas keha hakkas tööle täiega. Jaa, see on jumala äge harjutus on see. Väga kiit, okei. Ma ei taha rohkem raha, ma ei taha rohkem raha, ma ei taha rohkem raha. Kas see takistas sinu kas see tekitas sinus kergema või raskema tunde? Kergema, sest sisuliselt ütled sa, mul ei ole rahapuudust, mis tähendab, et oled valmis laskma oma ellu rohkem raha. Kui sa pole hetkel kellegagi lähisuhtes, aga tahaksid sellist suhet, siis katseta järgnevat ja vaata, mis juhtub. Ütle 10 korda, ma ei taha kellegiga lähisuhet. No sellega hakkab eriti nälja saamas. Ma ei taha kellegagi lähisuhet. Okei, seda teeme siis, kui omaette oleme, eks. Pane tähele, kui palju su enesetunne pärast selle ütlemist paranes. Tõesti kohe, see on nii naljakas. Sest sa oled seni näinud pöörast vaeva loomaks suhet kellegagi, kes samasugust suhet ei taha. Keel on iseenesest samuti energia, seega tekitab ka iga sõna kasutamine oma energia. Kui uurid lähemalt oma öeldu definitsiooni, võid sageli avastada, et sõnal on täiesti teistsugune energia kui see, mida enda arvates ütlesid. Kui oled ülekaaluline, võid näiteks öelda, ma ei taha enam kõhn olla, ma ei taha enam kõhn olla. Ütle seda 10 korda igal hommikul ja õhtul ning vaata, mis sinu kehaga siis nüüd juhtuma hakkab. Kuidas ma tean, mis on tõsi? Tõde ja tõesus kujutavad endast 2 eri energiat. Tõde on fikseeritud vaatenurk, see on ühtlasi vastus ja sageli ka arvustus. Tõde on konkreetne, samas kui tõesus tähendab vaid hetkel kehtivat tajupist, mis võib vabalt muutuda. Kõik peab olema paindlik ja liikuv, sest muidu jõuaksid sa tupikusse. Iga kord, kui võtad omaks fikseeritud vaatenurga millegi tõese kohta, muutub see paratamatult valeks väga lühikese aja jooksul, sest iga fikseeritud vaatenurk tähendab piirangut. See, mis on tõsi, muutub fikseeritud vaatenurgaks, mis takistab energia voolamist ja jätab su tupikusse. Ja nüüd on abivahend. Kas tunne on kerge või raske? Energiale on omane, et kui sa esitad küsimuse, kas see on tõde, võid tajuda küsitava asja energiat. Miski, mis on vale, tekitab sinus alati raskema tunde, samas kui tõene asi tekitab sinus kergema tunde. Kumb tundub sinu jaoks kergem, tõesus või tõde? Kui sa oled sarnane enamiku inimestega, tundub tõene asi sulle kergem. Seega küsi, kas see on tõde? Kui sa esitad selle küsimuse ja tunned kergust, siis tead, et asi on tõene. Kui sa küsid, kas see on vale, siis tunned raskust seni, kui tunnistad, et tegu on valega. Seejärel tunned sa kergust, sest vale tunnistamine on tõene väide. Soovitame sul kasutada seda abivahendit seoses kõigega, mida siin raamatus loed. Pole mingit loogilist selgitust põhjendamaks, miks see abivahend toimib. See lihtsalt toimib ja kõik. Loogika tähendab aru saama, et kõike on võimalik kuidagi selgitada. Kas sa oskad näiteks selgitada, miks päike taevas särab? Kas sa oskad seda päriselt selgitada või kasutad lihtsalt teaduslikku selgitust, nagu see oleks tõene?
Kas teadus otsib seda, mis on tõene või seda, mis on tõde? Teadlaste selgitusi, mis 50 aastat tagasi välja pakuti ja mille kehtivust tõestati toona teaduslike meetmetega, peetakse tänapäeval suuresti jamaks. Seda, mida meie peame tänapäeval teaduslikuks, nähakse 50 aasta pärast tõenäoliselt samuti jamana. Miks me siis praegu teadust tõe pähe võtame? Tänane tõde on vale juba järgmisel nädalal, järgmisel aastal või 10 sekundi pärast. Tegin endale tee, suu hakkab kuivama. Järgmine abivahend. Kas see on tõde koos valega? Kas oled kunagi kellegagi rääkides tundnud, et vestlus tundub kuidagi ebameeldiv, nagu miski poleks päris korras? Kui sa oled millegagi hädas ega suuda lahendust leida, on tavaliselt tegu tõega, millega on kaasas ka vale. Pead vaid küsima, milline osa sellest on tõde ja milline osa on vale. Kohe, kui sa valet märkad, muutub see äkitselt tõeks ja ebameeldiv tunne kaob. Mul oli sõber, kellel oli imelised tervendamisega seotud anded ja oskused. Seega palusin tal tulla ühele Access Consistency kursusele. Mu sõber kostis, tuleksin hea meelega, aga ma ei saa seda praegu lubada. Ütlesin talle, et teen kursusel osalemise tema jaoks tasuta, sest ta on mu sõber. Ta küll lubas kursusele tulla, aga ei ilmunud kohale. Keegi võiks mulle ka öelda, vaata see, et see reis on sulle tasuta. See oleks jumala äge. Mis on nõutav, et ma saan selle tasuta? Kuule, aga ma sain, esmaspäeval läksin sinna Tartusse tööle, bussi peale. Nii külm hommik oli, vaata, mingi 25 kraadi oli. Lähen bussi peale, hakkan piletit ostma pangakaardiga. Seal on muidu siin Elva Tartu vahel on see Tartu kaart või maakonnakaart, millega nad piiksutavad seal. Seal on neil oma raha peal ja siis piiksutavad. Minul seda ei ole. Ja mina maksan siis pangakaardiga. Lähen peale, ütlen Tartu ja siis panen sinna kaardi siis panga terminali juurde, et maksta ja siis see ütleb, ei toimi. Ja siis see mees ütleb, täna on nii külm, isegi netti mul ei ole. Sa saad tasuta täna Tartusse. Kuidas saab veel paremaks minna? Täiesti hea. Nii. Helistasin talle 3 päeva hiljem, aga ta ei võtnud toru vastu. Helistasin taas 4, 5 ja 6 päeva hiljem, aga tema ei vastanud ikka mu kõnedele. Lõpuks läksin ma tema juurde ja küsisin, miks sa siis ikkagi neile kursustele ei tulnud? Ta kostis. No, ma mõtlesin selle peale, aga taipasin siis, et minu kutsumuseks on vitamiinide müümine. Olin tõeliselt üllatunud, sest sellel mehel oli võime kellegi keha puudutades inimest tervendada viisil, nagu suutsid vaid vähesed. Ma ütlesin, olgu siis pealegi, kui see on sinu valik, siis ma mõistan. Seejärel ma lahkusin, aga ära minnes oli mul tunne, et midagi on korrast ära ning küsisin endalt muudkui, mis küll on siin viltu. Lõpuks küsisin ma, olgu, mis siin päriselt toimub. Kus on siin tõde ja kus on vale? Tõde oli, ma olen otsustanud hakata vitamiine müüma. Hästi, minu kutsumuseks on vitamiinide müümine. Ei, see oli vale. Ma mõistsin, et mu sõbra otsust mõjutas tema naine, kes ei tahtnud, et mees teda milleski ületaks. Naine oli kiropraktik ja mees töötas tema heaks massöörina. Naise jaoks selline asjade korraldus sobis ja nõnda tahtis ta ka jätkata. Tema oli perekonna ülalpidaja ning kontrollis meest, kes oli naisest noorem ja kelle lahkumist naine kartis. Mees tegi ise valiku seda kõike lubada. Nad nüüdseks on abielu lahutanud, sest nende suhe põhines kokkusurumisel, mitte avardumisel. See suhe lihtsalt pidi lõpuks surema. Kohe, kui ma seda taipasin,
loobusin ma täielikult sellele tähelepanu pööramast ja suutsin juhtunu selja taha jätta. Ma ei näinud oma sõpra enam kunagi. Miks? Mu sõber tegi valiku mulle valetada ja kui inimesed sulle valetavad, peavad nad su elust kaduma. Okei. Abivahend küsi tõde. Kui sa küsid enda tõde, mis tahes küsimuse esitamise eel, peab universum avaldama selle, mis on tegelikult tõene. Universum peab vastama jah või ei. Sinu vestluskaaslane peab sulle tõtt rääkima ning kui ta seda ei tee, taipad sa kohe, kui ta valetab. Isegi kui sa vaid mõtled tõde enne kelleltki küsimuse esitamist, saad sa tõese vastuse. Kui sa peaksid seega küsitlema kedagi, kes püüab sind milleski veenda või rääkida kellegagi, kes tahab sinult midagi saada, siis küsi tõde, kas valjult või mõttes, et saaksid teada, kui keegi sulle valetab. Kuidas see täpselt toimib? Me sõitsime kord Teiniga koos Los Angelesse autot ostma. Sisenesime müügisalongi, kus meid pidi ees ootama auto ja müügimees lausus. See auto müüdi eelmisel nädalal maha. Meie olime aga hommikul ette helistanud ja meile öeldi, et autot polnud müüdud. Seega mõtlesin ma tõde ja ütlesin talle, et ta kontrolliks üle info selle auto kohta, mida olime vaatama tulnud. Müügimees väitis endiselt, et see on auto, mida olime ostma tulnud. On juba müüdud, ta ütles. Näitan teile parem ühte neist Porschedest. Olen sama teinud juba paljude inimestega. Nad tulid ostma mingit teist autot, aga mina müüsin neile Porsche. Tema tõeline kavatsus tuli ilmsiks. Ta isegi ei taibanud, mida oli öelnud. Kas pole mitte huvitav? Olen sama teinud juba paljude inimestega. Mõistagi otsustasime, et selle konkreetse müügimehega me enam mingit tegemist ei tee. Paar tuttavat juristi on selle abivahendi selgeks saanud ja kasutavad seda pidevalt. Nad võidavad alati kõik oma kohtuasjad. Üks tuttav naine kasutas seda vahendit oma lahutuskokkuleppe puhul. Ta mõtles oma abikaasa kohta. Tõde, vahetult enne seda, kui advokaat meest küsitlema hakkas ning mees ei suutnud edukalt valetada. Kahju küll. Võid seda vahendit kasutada kellega tahes. Lihtsalt ütle tõde enne mis tahes küsimuse esitamist ja inimeste suust kostab vaid tõde. See on tõeline võrratu kink. Inimesed püüavad sageli astuda kellegagi vastasseisu ja seejärel ära leppida. Aga eesmärgis pole leppimine, vaid tõe välja selgitamine. Ära muretse, kui see teine inimene iial oma vaatenurka ei muuda. Tema vaatenurga muutus polegi oluline. Tähtis on teada, mida ta tegelikult teeb. Teadlikkus on tähtsam kui õigete sõnade lausumine. Ära astu vastasseisu ega lepi ära. Ole teadlik ja usalda energiat. Väga hea tükk, väga hea. Siin mul tekkis nii palju mõtteid peas kohe, kus koha peal seda nagu katsetama hakata. Mul kohe jookseb film peas. Nii, kas usud, et pead tõtt rääkima? Kas usud, et pead rääkima tõtt? Käsi piiblil ning vanduma Jumala nimel, et ei lausu ühtegi valet. Kui sa elad lähtuvalt sellest uskumusest, valetavad teised inimesed sulle ja sina usud neid. Arvad, et kuna sina ei valetaks iial, siis ei valeta sulle ka teised, eriti kui tegu on sõpradega. Kui sa hiljem siiski avastad, et üks sinu niinimetatud sõpradest sulle otse näkku valetas, oled sa üllatunud. Issand küll, kuidas ta küll mulle võis valetada? Kas ta mind siis ei usalda? Asi pole sugugi sinus. Eeldad, et inimesed ei valeta, vaid seetõttu, et sina ise ei valeta. Tead mis? Inimesed valetavad kogu aeg. Kõik valetavad,
sina kaasa arvatud. Kui sa mind ei usu, siis küsi endal, keda ma arvustan, kui igal hommikul peeglisse vaatan. Aina vähem proovin seda mitte teha. Vaatan peeglisse ja vaatan silma. Järjest tihemini. Vaatan tõele näkku. Vahel ei meeldi see tõde. Keda muud kui iseennast? Kas need arvustused vastavad ka tõele? Ei. Seega valetad sa endale ja kordad iga päev, milline sita hunnik sa ikka oled samal ajal uskuses, mitte keegi ei valeta. Issand. No nii, issand, meil on aeg nii kähku läinud. Ma saan äkki natuke veel lugeda. Miks suhe küll ei toimi? Vaatame, kaugel me jõuame. Oled sa kunagi püüdnud suhete kohta õppida selle põhjal, kuidas suhted toimivad kontekstuaalses reaalsuses? Oled sa püüdnud avastada hea suhte saladust selle põhjal, mida kõik teised teevad? Kas näed neid läbi elamas tugevaid emotsionaalseid kogemusi ja arvad, et neil on lõbus? Siis proovid sa sama teha ja ütled, minu jaoks see küll lõbus ei olnud, aga kõik teised teevad nii, järelikult peab see ikka lõbus olema. Siis proovid sa seda jälle ja ütled, minu jaoks see ikkagi lõbus ei olnud. Miks nii? Mida ma valesti teen? Millest ma aru ei saa? Kõigil teistel on muudkui üks lust ja lillepidu. Tegelikult on nii, et neil ei ole sugugi lõbus, aga nad jätavad meelega teistele vastupidise mulje. Sisimas tahavad nad, et sina valiksid samuti lähisuhte, et võiksid olla sama õnnetu nagu nemad. See tõestaks neile, et nad talitasid õigesti, kui valisid lähisuhte ja end sellega õnnetuks tegid. Tere tulemast päris maailma. Inimeste poolehoiu jahtimine. Pean lonksu võtma. Enamik meist eeldab, et hakkame inimestele meeldima siis, kui püüame muutuda selliseks, mida teised peavad sobilikuks. Sellise suhtumisega käib kaasas üks probleem. Sa ei hakka rohkematele inimestele meeldima. Tulemuseks on vaid see, et vähem inimesi tunneb sinu suhtes tõrget. Tegelikult on asi nii, et enamik inimesi ei mõtle sinu peale. Nad ei suuda isegi oma elus kohal olla, nii et kuidas kavatsevad nad end sisendada sinu ellu? Kuidas nad sind näha saavad? Nad ei mäleta su nime ega seda, kust sa pärit oled, ega midagi sellist, mida sa enda kohta tähtsaks pead. Neil püsivad meeles ainult asjad, mida sa oled nende pahandamiseks teinud. Kui oled valmis inimesi pahandama, ehk teisisõnu valmis olema ükskõik, kes sa päriselt oled ja loobuma vaatenurgast, et tahad kõigile meeldida, siis võib tunduda lausa hämmastav, kui paljud inimesed tahavad sinuga suhelda. Sa meeldid neile tõeliselt. Ükskõik kui ärritav sa aga poleks. Kui sa oled üksnes valmis inimestele meeldima, ei taha inimesed sinuga mingit tegemist teha. Inimesed tahavad sinuga aega veeta vaid siis, kui oled valmis olema sina ise. Nii, mul tuli 10 minuti etteütlemise tekstin, et on jäänud 10 minutit. Ma proovin selle lõpul lugeda. Miks? Sest inimesed taipavad, et sina oled see, kelleks nemad keelduvad hakkamast. Nad teavad, et kõik teised mängivad reeglite järgi ning kõrvaldavad oma iseloomujooni, et vältida teiste arvustusi ja võita poolehoidu. Seepärast tunduvadki neile eriti ligitõmbavana sellised inimesed, kes reegleid ei järgi. Kui oled valmis jääma vaid iseendaks, ei ole inimestel sinu arvustamiseks alust, sest arvustamine sulle ei mõju. Kui oled valmis jääma iseendaks ilma enesearvustuseta, ütle. Jah, ma tean neid reegleid, aga mulle need ei sobi. Jään parem iseendaks, tänan väga. Sa ei võta sellist suhtumist, nagu tahaksid seda teiste peale suruda, vaid pigem mõtle, see olengi praegu mina
Võite sellega leppida või mitte. Võite mind arvustada, aga mina jään ikkagi iseendaks. Ja mulle sobib, et teie jääte samuti endaks. Kui sa endale tõesti meeldid ega taha end kellegi teise heaks muuta, siis tahavad kõik sinuga koos aega veeta. Plaa! Ja ongi tänaseks kõik. Väga äge lugemine oli minu arust täna. Päris palju naerda sai. Nii et vaadake, kas te saate neid näpunäiteid, abivahendeid kasutada iseenda oma elus, aga mina leidsin küll päris mitu asja. Ja kuna ma olen nüüd kodus, et ma ei ole tööl, siis ma saan homme jälle edasi lugeda kell 5. Et tšau!